Tere kallid tennisõbrad, 22. mai ja reedene päev tähendab tavaliselt seda, et French Open on algamas ja meil on ahjusoojad tabelid, nagu ikka juba mine tea mitmendet aastat me seda suurt slämmi siin Matchpalli podcastis niimoodi jälgime. Saatejuht Gunnar Leheste ja kaassaatejuht Riho Kallus Tere. On laua taga ja laua taga on ka Toomas Kuum Eesti Tenniseliidust. Tervist. Ja Alo Ojassalu. Tere. Kus sina oled? Mul on juba 26 aastat täiesti oma üksus, oma tiim, top tennistiim. Endine tegevmängija võib öelda Alo kohta ikka. Jah. Pigem ikkagi tegutsev treener. Treener, jah. Ja endine tegevmängija. Aga enne kui me lähme siin, meil on laual väike üllatus, Alo tõi meile, võib ise varsti tutvustada, kus kohast või oma kätekestega tehtud. Ja enne kui me võtame ka ahjusoojad tabelid ette ja räägime ka Mark Lajalist ja Daniil Klinkast, kes on saatnud meile oma helisalvestised, vastanud paarile küsimusele. Mark ise ja Klinka siis läbi oma treeneri Kennet Raismaa. Mina tahaksin võtta sõna ja kiita Alo poega. Alo Ojassalu poeg oli minu õde. Alo on siis sinu isa, jah? Oli minu õde Tartu Ülikooli kliinikumi näo- ja lõuakirurgias. Ta oli küll viimased päevad õige pisukest aega, aga kiidan ja tänan kogu Tartu Ülikooli kliinikumi seda 4. korruse tiimi, sest olles veetnud haiglas võib-olla rohkem kui oleks tahtnud oma elus, siis nii mugavalt ja nii hästi ma pole ennast kuskil varem tundnud. Muideks Tartu Ülikooli Isana tore kuulda. Ja saladuskattel ütlen, et meil oli siin kiidusõnu ka üleüldiselt Alo pojale ka muudel, aga tennist puudutavatel teemadel. Ma ühinen sinu arvamusega ja ma ei tea, kas see on ka põhjus, aga Tartu Ülikooli kliinikumi, kui ma eksi, jah, juhib minu ülikooli kaaslane. Ma võin öelda, rääkida ka selle loo, kuidas ma sain teada, et see on Alo poeg. Mul oli öökapi peal raamat, ma pole seda kahjuks veel läbi jõudnud, see on Rafael Nadali viimane eluloraamat inglise keeles. Ma sellest räägin ka saates, kui ma selle ühel hetkel läbi jõuan. Ta nägi seda raamatut, küsis, tennissõber. Ma ütlesin jaa. Ja siis vaatasin ta rinnasilti. Siin oli tuttav perekonna nimi. Ja viisin kokku, tema viis ka kokku ja siis põgusalt rääkisime. Rääkisite ka, kes tema lemmikmängija on? Vist ma küsisin, aga mul läks meeles. No see ei ole tänane sünnipäeva laps. Jah, tänane sünnipäeva laps. Aga kas sa küsisid ta käest, Gunnar, milline tema lemmiksaade on meie saade, salestatud saadetest? Ei, ta vist ei kuula. Kus juures, ma ei tea, kas sunniviisiliselt, aga on kuulanud. Aha. Ja. Ma olen ta tähelepanu juhtinud sellele. Vahva. Igatahes võtta vastu tervitused ja tänud veel kord. Aga nüüd teise programmilise sõnavõttu äkki tahab siis Alo, kes selle üllatuse meile lauale aga seda peab filmima vist ka. Gunnar filmi palun. Jah, mulle meeldiks, kui sellest ajaloolisest momendist tehtaks mõni pilt või video või mida iganes. Kogu asi sai siis alguse siis, kui me hakkasime neid saateid tegema. Endale üllatuseks avastasin, et on üks saatejuht siin, kes fännab kogu ihu, hinge ja mida iganes ühte mängijat nimega Novak Djokovic. Ma loodan, et kõik tunnevad teda. Ja saatuse tahtel, ma arvan, et see on tema üks viimaseid luigelendu, sattus meie saade tema sünnipäevale. Ei saa paremat mõtet olla, et kõik, mida Djokovic vajaks praegus selleks Roland Garros, oleks üks küünal. Ja see küünal võiks olla tema sünnipäeva torti peal ja parimate soovidega ja võib-olla see aitab ring või 2 jõuda. Gunnar puhuks selle küünla ära ja sooviks edu, et Sinner teeks karjäär Grand Slami. Aga pane põlema. Panen põlema. Ma siis soovin ja soove teatavasti ei tohi ju kõva häälega välja öelda, sest muidu need ei täitu. Ja et see terve see Delfi meedia siin evakuatsiooni saaks, ma puhun selle kiiresti ära. Ai, sa ei saanud peale, aga ma saadan sulle. Okei. Igal juhul. Jaa, aga hakka lõikama. Mina või? Jaa, muidugi. Sina oled nagu poole kohaga sünnipäeva laps ju. Jah, aga me siis räägime edasi tennisest, aga enne kui me räägime rahvusvahelisest tennisest, tervitame ka Toomase osakonda ehk siis Tenniseliitu, kes otsustas, et teie EOK presidendi valimistel põhimõtteliselt kaasa ei löö. Olete erapooletud.
Tahad sa põhjendada? No nii on, aga see pandi ka üldkoosolekul, Riho oli ka seal, pandi hääletusele ja nii otsustati, et isegi kui võib-olla võib ka eriarvamusi olla, siis nii otsustati. Mis teil on Eerik Teigamäe vastu ja mis teil on Even Tuudebergi vastu? No seal väga ei põhjendatud võib-olla aktiivselt, aga ma arvan, et põhipõhjus on võib-olla mitte isegi persoonides. Ma arvan, see teema on olnud ka meedias üleval, et lihtsalt see on protseduuriline praegu nüanss, et lihtsalt oleks rohkem aega selle uue nii-öelda presidendi valimiseks ja üks variant on selline, et praegu mingi aja jätkab Gerd Kanter ja siis tuleb selline võib-olla põhjalikum diskussioon, kuigi jah, Eerik Teigamägi ju tegelikult siis, kui konkureeriti siin üle aasta tagasi, ju tegelikult ka formuleeris oma seisukohti. Võib-olla ta seal jäi natukene hilja peale tookord, selles mõttes lõppfaasis oli ta vähe konkreetsem ja need seisukohad on enam-vähem teada. Mina isiklikku arvamust siin ei avalda. Kahest persoonist ma isiklikult tunnen härra Tuudebergi ütleme paremini. Eerikuga meil on küll kokkupuude olnud üle 10 aasta tagasi. Ja siis oli Tuudeberg mängib iseenesest ka tennist. Ja ta on küll laskesuusatajal, tal meeldib rohkem tulistada võib-olla, aga kuna ta elab suhteliselt lähedal minu kodule, siis meil on vahest juhtunud niimoodi, et me küll ei eoka teemasid, me ei ole kunagi arutanud selliseid teemasid, aga vahest tal meeldib jalutada seal Nõmme tänavatel ja siis me oleme koos vestelnud, aga jah, ma ei oska siin kaasa rääkida tegelikult sellel teemal. Alo on vahepeal siis jaganud kätte tordid, minu tordi peal on kirjas fuck. Kuidas sa sellest aru said? Ma tegin seda täitsa meelega. Aga näeb väga isuretav välja. Ja minu tordi peal on no. Minul on number 3, see tähendab seda, et ta jõuab 3. ringi. Ja minul on kas 6 või 9. Või võidab finaalis 3 setis? 6 või 9 tähendab seda, et ei jõua kusagile. Aga meil olid võistlustules ju ka Mark Lajal ja Danil Klinka. Kahjuks piirdusid kvalifikatsiooniga, kaugemale jõudis Danil ja teises kvalifikatsioonringis kaotas siis, mis riigilipp see on? Boliivia sportlasele Juan Carlos Prado Angelo maailmas 178. kohal ehk 4 kohta kõrgemal Danilist endast. 6-3, 6-4 olid boliivlase võidunumbrid. Klinkal oli 5 ässa, vastane 2 ja ütleme esimese servi protsendid enam-vähem võrdsed, aga kes vaatas seda mängu muidu? Riho? Mina kahjuks samal ajal oligi meil üldkoosolek, täpselt selle mängu ajal. Ai, kui paha. Jaa, ei saanud näha seda mängu üldse. No sa mõtled, jah, et ma iseenesest kuulsin seda, ütleme kes vaatas kommentaari, aga ma ka nagu isiklikult ma ei saanud vaadata, kuna ma olin võib-olla Alo, siis äkki oskab siin nagu detailsemalt rääkida. Ei, ma olin ka üldkoosolek. Aga nii, õige, muidugi, sa istusid tagareas lihtsalt ja sa märkasime hiljem. Aga ma korra ütlen, et ma ei tea, seal vist kommentaaridest äkki tuleb välja, et ma saan aru, et vähemalt teises mängus igal Klinkal ta natukene võib-olla oli krampis või ütleme, et küsimus ei ole selles, et tal nüüd mänguklassi oleks, me palju arutasime enne mängisi mõne inimesega, siis arvasime, et igal juhul kolmas mäng tuleb ka ehk, aga läks nagu teisiti, et ma usun, et seal kommentaaris tulevad need nüansid välja. Nii palju ütlen, et oli siis Danilil oli 29 lihtviga, vastasel 14, vinnereid Danilil 17, vastasel ainult 2 rohkem. Danilil oli ka kogu mängu peale 2 murdepalli, kumbagi ei suutnud ära kasutada ja vastasel oli 3 murdepalli, 2 kasutas neist ära. Aga ühe võidu siiski Danil ju kirja sai Pariisis ja võitis tema prantslast Robin Bertrandi ATP 279 ja võitis 6-2, 6-4. Ma tahtsin ühe asja lisada siia, et jällegi, et mängu ei näinud, aga kui sa vaatad mängija profiili, 21-aastane, lõuna-ameeriklane, maailma 178, siis tegelikult ma arvan, et neid mehi, kes temast nooremaid eespool on, võib-olla 10. Nii et tegelikult ikkagi
tõusev täht tõenäoliselt. Perspektiivikas mäng. Just nimelt, ja ikkagi mängis ennast põhisse. Täpselt, et see nagu näitab, ta alles mängis ka Challenger turniiri finaalis, nii et arvata võib, et... Praegu on just hetke vorm on ka hea ja... No täpselt. Aga et ma saaks ka 4 minutit ja 32 sekundit torti süüa, siis kuulan, mida Kennet rääkis nendest 2 mängust ja üldse Danili praegustest tegemistest. Esimeses mängust teadsime vastast hästi ja olime suht kursis, et mis mängu ta mängib ja millega ta peale tuleb, et oli teada, et ta on selline tagajoone masin, kellele meeldib mängida üsna ühes rütmis ja sellist üheülbalist mängu, et kui ja pluss proovid, ta tahab olla agressiivne, ehk kohati isegi hulljulgelt agressiivne, et plaan oligi, kui Danil suudab hoida nii-öelda head intensiivsust ja head pikkust, et siis las ta lööb neid palle, mõned lööb sisse, aga suure tõenäosusega tuleb sealt ka vajalikel hetkedel praaki, ja täpselt nii ka läks, et tegelikult esimene set eriti, kui alguse närvist üle sai Danil, siis 2-2 pealt edasi kuni seti lõpuni mängis tegelikult väga puhtalt. Teise seti alguses vajus natuke liiga kaugele ja jäi liiga pehmeks ja vastane sai liiga palju siis peale tulla ja mingid hetked mängis ka õnnestunult, aga seti lõpu poole, kui Dan suutis joonele natuke lähemale tulla ja ise oma kiirust nii-öelda hoida, et siis seal seti lõpus vastane tegi need vead ära ja lõppkokkuvõtteks, mitte nüüd ülikindel, aga üsnagi kindel võit. Teine mäng olin ka kursis, et kuidas vastane mängib ja teadsin, et Danil peab natuke oma levelit tõstma, kui ta tahab seda mängu võita, et tegemist on hea liivakattega mängijaga, et mängija, kes siis liigub väga hästi, üsna stabiilne, selline hea intensiivne eeskäsi, stabiilne tagakäsi, et Danil natuke, kuidas ma ütlen, jääb hätta täna selliste mängijate vastu, eriti aeglasemal kattel, et kes liiguvad väga hästi ja on nagu stabiilsed, et meil jääb hetkel veidikene, kuidas ma ütlen, kas julgusest või siis palli lõppkiirusest puudu, et need punktid nagu mingi hetk ära lõpetada või siis sundida rohkem vastaseid eksima, et kui ma seda viimast mängu ka vaatasin, et siis on palju selliseid punkte, et kust justkui Danil nagu dikteerib, ründab, aga ta ei suuda sellele hiile nagu täppi panna, et siis vastane tuleb mingisuguste löökidega kaitsest hästi välja, paneb omakorda Danili veidike kehvemasse olukorda ja siis, kui Danil juba kaitsesse jääb ja peab hakkama lippama seal, eriti selle liivakattel, et siis läheb meil hetkel keeruliseks, et siis nendest positsioonidest mängitakse ta tihti üle. Et seal esimene set Danil tegelikult alustas, mulle esimesed 2-3 game'i väga meeldisid, alustas hästi. Tal olid omad võimalused seal breikida kohe alguses, ei saanud kätte. Siis tõmbas jälle natuke tagasi, kus tegelikult vastane saigi hea rütmi ja hakkas järjest rohkem dikteerima ja läks meil esimene set nagu, läks väga keeruliseks. Ja siis teise seti alguses tegelikult Danil leidis jälle sellise hea hingamise ja hea energia ja intensiivsuse ja püsis nagu mängus, et kuni lõpuni välja, et see teine set oli tegelikult suhteliselt napikas, aga seekord nii. Proovime, saime teada jälle, ma teadsin varem ka, et millega on vaja tegeleda ja proovime nagu nende asjadega edasi tegeleda, et ongi just seda mängu saada veidike veel agressiivsemaks, selle pallile lõppkiirust natuke juurde. Mingid punkte rohkem võib-olla võrku tulla lõpetama, aga põhiidee jah see, et Danil oleks ise joonele natuke lähemal ja et nii see rallilöök kui siis ka nii-öelda need punkti lõpetavad löögid oleksid natuke võimsamad, et just nende aeglasemate katete ja selliste mängijate vastu saaks need punktid nagu ükskord läbi. Aga üldjoontes ikkagi pigem positiivne nädal meie jaoks, et jälle Slamil võit käes ja mingi märk maha jäetud ja võitleme edasi. Nüüd maandusimegi eile juba Moldovas, et mängime ühe Challengeri veel siin, Challenger 100 viimane liiva peal ja siis nädal aega pausi ja siis lähme juba muru peale.
et vaata, Kennet ja Danil on juba Moldaavias. Ma mainin ära, et ma pole ammu väga hea tort. Ülihea, kõik on balansis. Ja eks ta oli väikse tagamattega ka, et meil tuleks sünnipäeva puhul selline lõbus saade. See on siis selle legaalse sellega mooniga, unimuumiga. Ehk teeb tuju paremaks. Kennetit on huvitav kuulata ja Kennet analüüsib ägedalt, tark mängija on, tark treener ja see, mis ta Daniliga teinud on, ilmselge nähtav areng ja väga kiiresti Danili mäng arenes, kui Kennet hakkas taga tööle, nii et selles mõttes on Danil heades kätes ja ma usun, et eks ta, nagu ta ise ka selles intervjuus mainis, et kogu aeg on suunatud arengule see tegevus, see on väga, väga tore. Aga oli siis teine mängija ka meil võistlustules ja Mark Lajal, hetke edetabeli kohtal 157, vastasel oli 142 ja tuleb tema vastane vaenulikust idanaabri juurest ja Roman Safiullin võitis paraku tulemusega 6-4, 6-4, täpselt poolteist tundi see matš kestis, vaatasin ka ise söögi tegemise kõrvale. Palju siin Margil üldse murdevõimalusi oli 1 täpselt ja see ei õnnestunud, vastasel oli 8 murdevõimalust ja õnnestus 2 korral. No Mark ütles ise ka ju tegelikult selles mängujärgses intervjuus, et oli klassi vahe ja minu jaoks, ma olen Roman Safiulini mänge nii palju näinud ja kommenteerinud, et ma arvan, kui ma küsiks teie käest, kes on Roman Safiulini treener, siis te sellele küsimusele vastata ei oska. Ja vasta ise. Jah, ma ka ei oska, norrakas. Need on sellised mehed, kellel nagu ütleme nii, et mingid meeletud CV-d ei ole seal tennises. Minu arust üks selline mängija kahtlemata, kes oleks õigetes kätes olnud, võiks mängida maailma absoluutses tipus, sest et võitis juunioride Grand Slami, on oma karjääri jooksul ju tipphetkel Tsitsipast võitnud, Carlos Alcarazi võitnud, et üliandekas mängija, aga natukene on oma pead jäänud kogu aeg, et minu arust isegi Roman Safiulinil ei olnudki seal võib-olla vaja viimast välja panna, et väga hea mängija, üliraske tabel. Ja seda tahtsin öelda, et Margil pole päris sageli pole kuidagi nendel mõnel turniiril, jah, see, eks sa pead mängima ja võitma, aga pole loosi õnne ka pole väga tihti olnud, et raske tabel. Nojah, selle Gear Butkov samamoodi, ma arvasin, jalutab seal, aga ei jalutanud, esimeses ringis kaotas, on ju, et ega konkurents on nii tihe. Just, ma tahtsin öelda, et ega seal väga sellel loosil vahet ei ole, fakt on see, et kui sa oled head sõidu ees, siis sa tuled sealt läbi ja kui sa ei ole, siis sa ei tule. Ja Safiulin definitely on heas hoos, 2 turniiri võitnud see aasta. Ikkagi, ma nüüd jään numbriga täpselt võlgu, aga kindlasti ATP 40 hulgas olnud. See on iseenesest näitaja. Ja tõusvas trendis praegust, nii et jah, võib öelda, et Margil ei vedanud, aga selliseid mängijaid nii või teisiti sa pead võitma, kui valis tahad läbi tulla. Ja üleüldse, kui tahad sinna esisajasse ikkagi jõuda, siis sa pead võitma. Ma Klinka osas korra, arvestades seda, et Klinka tegelikult liivaturniiride, selline aktiivne liivaturniiride mängimine sisusti nüüd alles algas. Seda nüanssi tuleb ka arvestada. Ja see näitab ikkagi, et ta saab mängitud väga korralikult liiva kattel, et ei ole, nüüd ta suudab nagu selles mõttes kõikidel katetel saab osale turniiridel ja üldises plaanis saab ju hakkama. Jah, selles suhtes järgmised katted on kõik meie meestele natuke paremad kui see liiv. Aga laseme Margil ka rääkida ja meenutame siis seda matši tema suu läbi. Tervist! Nii, minu enda arvates mis tegelikult selles mängus juhtus, oligi see, et Roman mängis kohe algusest peale väga agressiivselt ja kohe, kui sai, võttis minu käest initsiatiivi ära ja hakkas ise surestama. Ja see oligi põhimõtteliselt see, mida ta terve mäng väga hästi tegi, oligi see, et kohe, kui mul oli pall lühikeseks, kohe, kui ma andsin natuke rohkem aega või ühtlas tempot, siis ta kohe panin surve alla, eriti oma eeskäega ja oligi selline moment, kus ma lihtsalt pärast seda hakkasin jooksma. Ja mis oligi päris huvitav on see, et tavaliselt olen mina see, kes suudab nagu vastased surve alla panna ja sama mulle meeldib tegelikult ka nagu kaitses mängida, aga ma
tunnen, et kui ma kaitses olen tavaliselt, siis ma ikkagi suudan punkti tagasi tulla. Aga kui ma mängisin Romani vastu, siis oli siuke tunne, et mul lihtsalt löödi nagu nii kõvasti parem vasakule ja et ma ainult jooksingi kaitses, et ma tundsin, et ma ei saanud piisavalt hästi hakkama sellega, et ise punktis initsiatiiv enda kätte tagasi saada. Et juhtuski see, et iga kord, kui natukene, et ta jäi mul mingi löök lühemaks, või mina jäin natukene, kas ebaõnnestusin mingi löögiga või jäin tahaplaanile, siis kohe hakkasin jooksma ja põhimõtteliselt ta sealt enam, siis kui ta kontrolli sai, siis ta väga enam vigu ei teinud, et see oligi see, mis tegelikult muutus asja keeruliseks. Ja ma arvan, et ma natuke mängisin vale plaaniga ka, sellepärast, et arvestades seda, et ta taagesi on väga-väga stabiilne ja ma ütleks üks ta parimaid lööke, või ta parim löök. Ja samas eeskäsi on ta palju ohtlikum kui taagesi, aga eeskäega ta võib hakata sealt vigu tegema. Nii et me alguses mänguplaan oligi natuke rohkem läbi eeskä mängida ja nagu muuta tempot sinna poole ja suurestada eeskätt. Aga minuga mängus ta oli eeskäega väga stabiilne, ta see päev nagu täiesti eeskäsi, nagu öeldakse, jooksis väga hästi. Nii et ma arvan, et mõeldes tagasi oleksin tegelikult võinud rohkem alustada punkte ja ka ehitada punkte läbi taaga, et ise kui see taagasi on tal väga stabiilne ja väga-väga hea löök, siis ta võib-olla ei ole nii ohtlik sealt, kui ta võib eeskäega olla. Nii et siis ma võib-olla ka jääks nii nagu survele jooksma. Ja tegelikult mis juhtus oli ka see, et kohe kui ma jätsin palli lühikeseks, nagu ma enne mainisin, ma kohe olin nagu kaitses ja tekkiski palju olukordi siukseid, kus näiteks tõrjel ta tegi hea servi või pall põrkas nagu kõrgele tema kikiga ja mul jäi pall lühikeseks ja kohe ma jooksin, ma olin 3-4 meetrit tagapool ja ma lihtsalt jäingi jooksma sinna ja ma ei saanudki joone lähedale ja ma ei ole liiva peal väga hea nagu liiva peal on mul halb harjumus jääda vahest liiga kaugele tagajoonest ja siis ma muutungi nagu liiga pehmeks ja jääbki nagu vastasel siuke initsiatiiv, nagu ma enne ka rääkisin. Nii et ma arvan, et selle taha mäng jäigi, et mina ise ei suutnud piisavalt oma jõud või oma neid tugevaid külge talle peale suruda. Ja tegelikult ka mul oli teise seti alguses, mängisin natuke kehvema esimese game'i, siis tegelikult ka oli pikk game teise seti alguses, et mängu tagasi saada ja mul isegi break pall, et saada tõesti nagu mängu tagasi, sest see oli näha, et see moment see oli üks game'idest, kus ta tõesti hakkas vigu tegema ja ta andis mulle tegelikult võimaluse. Aga ma ise ei võtnud seda võimalust ära. Ise tegin lihtvea eeskäega, ei olnud valmis piisavalt hästi seda punkti võitma, nii et see oli minu kala täielikult ja süükeste vendade vastu ei saa siukseid lapse sisse lasta, sellepärast, et kui nad saavad sealt enesekindlu sisse, siis on nii raske neid võita. Ja kuna ma ei saanud seda ketta, siis tuli 2-0 ja pärast seda oligi päris keeruline breikida, kuna ta tegelikult servis väga hästi ja kõige raskem oli see, et kohe kui ta oli hea servi, siis ta ka selle +1 eeskäega või taagaga oli väga agressiivselt, et nagu ma juba 3 korda või 4 korda mainisin, siis ma ainult jooksin kaitses. Kindlasti ma pean oskama sükeste mängijate vastu nagu tema, kes löövad kõvasti palle, kes surestavad väga agressiivselt, ma pean nende vastu suutma iseenda mängu peale suruda, et kõva väljaku peal ma oskan seda paremini teha, sellepärast, et ma oskan liikuda natuke paremini olla ja tagajoon lähemal, aga liiva väljaku peal ma natuke, nagu ma enne mainisin, on mul halb harjumus vajuda tagajoonest liiga kaugele. Ehk mu löögid ei ole nii siis valusad või nii ma ei haava vastast piisavalt oma löökida, kui ma nii kaugele tagajoonest. Et minu järgmised see mõttes ongi, mille kallal ma pean tööd tegema, ongi see, et ma pean ise oskama süükeste vendade vastu oma mängu peale suruda, et ei saa jääda kogu aeg kaitsesse ja passiivseks. Ja ka see, et ei saa ka oma serigame'ides süükeste mängijate vastu süükesed liiga lolle lihtvigu teha, nagu mul tulid seal mõlemas setis need 2 breiki, mis ma ära andsin, et need tegelikult ma tegin seal, need 2 game'is tegin 2 või 3 süükest lihtviga, mis ma teises game'ides ei teinud ja kohe tuli breik, et see on nii väikesed asjades kinni. Ja nagu ma enne ka mainisin, siis kõige ebamugavamaks tegigi see, kui agressiivselt ta mängis mu vastu ja kui kõvasti ta surestas mind. Et tavaliselt see ei ole minu jaoks nagu nii suur probleem,
teiste vastu kuidagi see päev ja ta tõesti tegi seda nii hästi, et ma tõesti kogu aeg tundsin, et ma ainult jooksen see väljakul, et ma ei tea, kuidas ma oleks saanud sellel päeval selle initsiatiivi tema käest ära võtta, et nagu ma ka mainisin, võib-olla rohkem läbi taha käe, aga sellega tuleb olla järgmine kord targem. Loomulikult järgmiseks aastaks oleks targem mängida 1 või 2 turniiri ka liivaväljaku peal ette enne Roland Garros, sellepärast et liivaväljaku tennis ikkagi on teistsugune ja tegelikult ma tundsin ka, et ma arvan, et mul oleks natuke rohkem mänge olnud vaja liiva peal, et tegelikult ma mängin liiva väga hästi, ma tunnen ennast väga hästi ja ka treenid näitasid seda, et ma oskan väga hästi liiva peal mängida, aga kui tulebki siuke vastane, kes on liiva peal hoos, on mänginud hästi viimane periood liiva peal ja mina olen siuke, kes ei ole väga nagu mänginud liiva peal, siis tekib siuke olukord, kus tegelikult ma tunnen natuke ennast oma siis mugavustsoonist väljas. Et kindlasti järgmine aasta oleks vaja võib-olla 1 või 2 turniiri ette mängida liiva peal, et see annaks kindlasti mulle suurem eelise, aga samas kui tuleb vaadata teise pildi alt, et kuna ma see aasta pärast veebruarit ei ole põhimõtteliselt ei saanud mingi periood absoluutselt mängida korralikult või veebruarist alates tegelikult ei saanud väga korralikult mängida, siis ma pigem tegingi otsuse puhtalt sellepärast, et vaadata, millistes konditsioonides olen mina kõige parem ja otsustasingi minna siis Aasiasse natuke pikemalt kõva väljaku peal mängida. Sellepärast, et ma tundsin, et see on praegusel momendil mulle parem ja et saada enesekindlust ja saada mängu tagasi, siis on see otsus, et ma natukene siis tegingi seda meelega, et ma läksin ja otsustasin fokusseerida kõva väljaku siis katte peal, mul oleks täiesti see mõte jooksis ära, aga jah, selles mõttes otsustasin fokusseerida rohkem kõva väljaku peale ja ka täna sellele jäi siis võib-olla see aasta siis see liivaväljaku ettevalmistus natuke lühikeseks, aga järgmine aasta olen targem sellega. Nüüd jõudsin ma Eestisse nüüd paariks päevaks. Puhkan paar päeva siin ja siis on plaan minna Inglismaale valmistada muruväljaku jaoks, et lähen natuke varem kohale, et valmistada Birminghami Challengeri jaoks. Siis on plaan mängida kas Stuttgarti Hertogenboshi kvalifikatsioon ATP 250-sel ja siis kas Nottinghami või Dublini Challengeri siis juba Wimbledon, et nüüd on plaan mängida järgmised 6 aega või 1,5 kuud muruväljaku peal, et mulle murukate meeldib ja seal on ka samamoodi palju mänge vaja, nii et võtan sellest muruhooajast maksimumi, mis saan võtta. Sellised siis Mark Laali mõtted. Aitäh Margile ja Kennetile loomulikult, et võtsite selle aja ja viitsisite meile need helisalvestused teha. Tore oli kuulata. Jah, põhjalik. Seest on alati asju huvitav kuulata. Kas lähme põhitabelite juurde? No. Eks siin võtame siis ikkagi mehed enne, eks meil meeste peale see põhiaeg ka kulub. Jannik Sinner ja Novak Djokovic eri tabeli pooltel meil Carlos Alcarazzi vigastuse tõttu ei ole ja kas vist on nii, et loobus ka Wimbledonist? Nii on. Ja Wimbledonis ma juba nägin huvitavat statistikat ka selle kohta, et väga tihti ei ole Wimbledoni võitjad järgmisest Wimbledonist loobunud, viimati 2023 Nick Kyrgios tegi seda. Kuulge, aga ma tahaks küsida Alo ja Toomase käest ka praegu. Gunnar ütles huvitav lause, et Sinner ja Djokovic on tabeli erinevatel pooltel, et kes teil tabeli erinevatel pooltel on? Sa mõtlesid selle all, et finaalis kohtuvad? Jah, loomulikult. See on küll huvitav. Minu jaoks on Ruud ja Sinner erinevatel pooltel. Sinna, ja pigem Ruud selle juurde. Lähme step by step. Juba saime teada, kes on erinevatel pooltel. Avakõnest muidugi saime aru juba tabeli alumise poole ennustustest. Ma isegi ei vaadanud teisi, mul lihtsalt jäi silma. Oota, aga Kyrgios ei võitnud Wimbledoni vahemärkusega. Oota, mis ei ole, ta ei ole ühtegi slämmi üksikmängus võitnud. Sorry.
ta kaotas finaali, aga esimene Wimbledoni finalist, Jah, kes loobunud siis järgmist Wimbledonist alates 2023. Aga mis teile silma jääb? Võime ju hakata nüüd esimese ringi vastaseid lugema, aga eks see vast selge ole, et Sinner esimesed ringid nuuskab. No, ma nii palju ütlen, et tabeli ülemine pool on selline kokkuvõttes, lisaks Sinnerile on selline väga Itaalia värvides, ma arvan. tahad sa, Reo? No räägi. Okei, ma võtan siis all in all nagu üldisemalt seda asja. Natukene, mis esimesed päevad ebahuvitavaks teeb, ei ole sellist intrigeerivat mängu. Mina leidsin isiklikult ainult ühe, Fils Wawrinka, põnev. Mitte, et Wawrinkal väga seal šanssu oleks, aga isiksus kui selline on ta igal juhul ja mängib oma viimast ja põnev, kihvt. Pakub emotsiooni. Just, kindlasti teleka taga ja vaatan. Rohkem ei leidnud, hästi palju võrdseid mänge, võitjaid ennustada peaaegu võimatu, ei olegi vist väga oluline. Aga teisest ringist lähevad asjad huvitavaks. Prismic, Fonseca, mis kõige kihvtim on, et mängija, kui nüüd Djokovic tõesti tänu sinu küünlale mingi imega prantslastest läbi tuleb. Ainult tänu sellele. Sa võid lugeda karjääri osaks, kui see õnnestub. Kui ta tuleb sealt servikahuri ja nende alt läbi. Aga ütle ka nimed, kes tal on seal läbi tulla. Macbetchi Perika on esimene ring. Ei pruugi lihtne jälle. 230 kilomeetrit tunnis kogu aeg tulemas, peab olema ja naljakas, et see pikk mustanahaline prantsuse sportlane ei ole üldse halvasti liiva peal mänginud, eks. Eelmine aasta võitis Sisubergsi ja Tšumburi küll kaotas, aga ta on hästi noor. Et kindlasti Djokovic'i juurde veel tulles, tal on seal prantslaste pesa esimesed 2 ringi, on ju. Et kui ta sealt nüüd läbi roomab, siis tal on Prismic Fonseca võitja. Et seekord on tõesti, ja kui mingi ime peaks juhtuma, et sealt läbi tuleb, siis tal on Ruud. Kes on praegu? Keda mina ette ruutates ennustangi tabeli altpoolt finalistiks. No, tundub, et me oleme siin vist suht ühel meelel. Üks asi selline tõusev mänguvorm, tihti on juhtunud lapse sünniga selline asi, et isa saab uued tuuled, uued tiivad ja see juhtus nii Djokovic'iga kui kõigega on seda juhtunud, kaasa arvatud Federeriga. Et mul on tunne, et Ruud on selle taustal nagu, tipptennises ei ole vaja, sa saad mingi väikse ekstra motivatsiooni ja Ruud on kahtlemata väga suure klassiga mängija ja hästi sümpaatne inimene. Erineva, ei hakka, sünnipäev. aga jah, seekord erinevalt eelmistest Grand Slamidest on jumal andnud Djokovic'ile tõsiselt raske tabeli. Kui kui võtad Austraaliat, siis ta läks poolfinaali mänginud täielikult puhanuna. Nädal aega oli puhkond ennem seda, eks, 2 loobumist. Siis seekord ilmselt seda ei juhtu, liivaväljak, pikad mängud ja mis kõige hullem, eriti noorema generatsiooni mängijad kõik teavad ja tunnevad, et Djokovic hakkab karjääri lõppu. Nad on näljased. Kas oleks midagi ilusamat ülejäänud elu rääkida sellest, et ma võitsin nõnda nimetatud kõuti? Ja sellepärast on nad Djokovic'i vastu eriti nagu kurjad erilased kõik. No, võta see Prismici mäng ja asjad ja nii edasi ja keegi enam ei anna Djokovic'ile mitte midagi. Võideldakse viimaseni ja see teeb, vanamehe, 39 ei ole vanamees, aga see teeb tema elu nagu eriti raskeks. Nii et mina talle 3. ringist kaugemalt ei paku, tabeli ülemine pool on, ma ei tea, vist ikka elus on nii, et kui sa ise annad nagu piisavalt, siis ka kõrgemad võimud sind aitavad. Seepärast Sinneril on tõesti, Grand Slami kohta lihtne tabel. Tal on kõik Mastersid olnud lihtne tabel, eks? Kuni võiduni välja, on ju. et see selleks, aga 5-setistes mängudes on see tähtis. Et sul oleks lihtsad mängud all, et sa läheksid puhanuna teisse nädalas. Ja nüüd ma olen siin kõiksugu saateid ja spetsialiste kuulanud, tegelikult arutatakse ainult ühe asja, mis on, isegi seda ei arutata. Et tegelikult erinevaid arvamusi ma olen kuulnud, aga läbi
läbiv arvamus on, vaata kuna tal on nii kõva füsiotiim ja asjad, et isegi vigastus ilmselt ei tule kõne alla, aga mis võib tulla viirushaigus. Kõhuprobleeme ka ei ole ette näha, näete, nüüd Sinneri puhul me arutame mitte vastastest, vaid kogu maailm arutab, et tema füüsilisest seisukorrast. Mis peaks juhtuma, et Sinner ja ainukene suurte spetsialistide arvamus ongi, et ainuke asi, mis võib tappa, mille vastu me keegi ei saa, on viirus. Mida iganes. Võib tekkida sul 40 palavik, mingi kuskilt saad ja tippvormis sportlasel seda võib juhtuda, ongi Grand Slam läbi. No siis muidugi läheb jamaks selles suhtes, et siis kas Ruudil on närve võita, ütleme, et me räägime nüüd olukorras, kus Sinner ka välja kukub. Vaat siis tuleb juba nii palju muud psühholoogilist asja mängu, et noh, üks on kindel, et Zverev ei võida, et seda me teame kõik. Aga edasi jah, raske öelda. Igal juhul teisest ringist läheb põnevaks. Esimene ring, kellel vähegi isu ja tahtmist on vaadata, siis Vils Vavrinka on kindlasti see mäng, mida vaadata. Macbetchi, Berikard, Tjöikovic ka. Seal tuleb lahing. Oraakel Riho, mis sul kirjas on nendele järgmistele tabeliridadele? Delfi Oraakel. Delfi Oraakel, Riho Kallus ütleb, kes on tema poolfinalistid ja võitjad. Ma alati põnevusega kuulan, mulle meeldib. Alo on alati kodutööd väga hästi teinud ja ma olen temaga suures plaanis nõus. Üks võib-olla matš, mida ma tooks välja. Ma olen väga Ignacio Buse fänn praegu. Mängib Hamburgis täna poolfinaali ja see noormees kohtub avaringis Andrei Rubljoviga. Ma isegi ütleksin, et võimalik, et tuleb selline üllatus 4. ring nagu Mariano Navone ja Ignacio Buse, täiesti reaalne variant. Need mehed mõlemad, Navone siin hiljuti võitis ATP turniiri ja mängib fantastilist tennist ja selles sektoris tegelikult on paigutatud mehed Menšik, Echeveri ja Deminor. No Deminor on ka praegu väga hea turniiri mänginud, kuigi kogu see liivahooaeg ei ole väga õnnestunud, aga nüüd on järjest võtnud seal Serundola, Fokina ja võttis Tarderi eile, et noh, ei ole liivamees, aga on tennisemees. Ükstas kõik, temaga on alati raske. Ja eriti 5 seti mees. Eriti 5 seti mees, just ma olen nõus. Aga siin võib juhtuda, et tuleb võib-olla selline 4. ring nagu Navone ja Buse, et see on sellised võib-olla nimed, keda laiem üldsus ei tea, aga jällegi see Peruu noormees on väga-väga äge mees ja neid noori on täna seal jah, vaata, et 5-10 nime. Hästi palju, isegi veel rohkem. Jah, 5-10 nime, aga ma ütleksin seda, et rääkides Jannik Sinnerist ja Jannik Sinneri tulemustest ja võitudest, vaatamata sellele, et Sinner on võitnud järjest 6 Mastersit, igasugused rekordid purustanud, esimene Rooma turniir ja ma ei tea, mitu mängu järjest, juba 34 vist. Ta läheb paremaks. Ta läheb kogu aeg paremaks ja ta mitte teised ei tule järgi, vaid ta läheb eest ära. See teerull läheb üha võimsamaks. See on kõige hullem ja kui üldse rääkida sellest, kes tabeli ülemine pool võiks Sinnerile vastupanu osutada, siis ma arvan, et ainukene mees on selline, kes ei pruugi üldse jõuda nii kaugele, on Danil Medvedev. Absoluutselt nõus, unustasin mainida. Jah, ja see saaks juhtuda ainult poolfinaalis. Aga Medvedev teatavasti ei pruugi sinna välja purjetada, see on nagu küsimus, et me teame, kuidas ta mängib. Turniiri huvides muidugi oleks tore. See Medvedev on ainukene, et ilmselgelt talle Sinneri mäng sobib. Ma vaatasin kõike ja vaatamata, et viimased mängud on kaotanud, need on kõik fightid olnud. Otsustavad 7-6, mida iganes. Kui sa võrdled näiteks, paned sinna vastu Ruudi või Zverevi Sinnerile, siis absoluutselt nendest 3 Medvedev on ainuke, kes võiks midagi sealt teha. Aga paraku ta ei pruugi sinna jõuda. Mitte ega võita, aga ütleme hea lahingu anda. Ta loeb mängu, Sinneri mängu. Ma ei näe neid ülemise tabeli vendi seal, Tardarid, Sheltonid, kes seal on publikud, Kobollid, need ei ole keegi selline, kes suudaks Sinneriga lahingut anda, kahjuks. No see on see 5 parem mäng ka, me peame kogu aeg seda meelest pidama. Ma ei näe edetabeli 3 kuni sealt edasi, kes võiks tõelise lahingu anda. Ja võib-olla üldse täna kui mõelda, et okei, esimene on Sinner, siis tuleb tükk tühja maad, aga kes siis tulevad? Et see on nagu võib-olla huvitav küsimus. No eile vaatasin, et Zverev ütles Kalju kindlalt, et tema ja siis tuleb uus vahe.
ja siis tulevad ülejäänud. Mina paneksin Ruudi natuke ettepoole kui Zverevi praegu. Ilmselt küll. Ma paneksin isegi liiva peal praegusel hetkel, paneks Ruudi isegi kõrgemale. No ütleme okei, pluss-miinus, aga ma näen pigem, et Ruud on see mees, kes võib finaali välja purjetada isegi. Mulle tundub, et nagu Ruud on, vaata kui me räägime kogu aeg Zverevi puhul, et seal on see mental ja veel mitmeid põhjuseid, et miks ta nagu ikkagi selle suure karika endale pea kohale tõenäoliselt oma karjääri jooksul ei saagi tõsta. Ruud on vist, ta oli ka natuke siuke nice guy, nagu ta on, et tal nagu jäi kuskil sellest niukest, mulle tundus tähtsates mängudes vahest jäi siuke killer instinctist puudu, aga praegu mulle tundub, et just see sama, tal see boonus on ju nii-öelda mentaalselt, mis tal on isiklikus elus juhtunud, et ta nagu praegu, mulle tundub, et ta ei pruugi nii ära laguneda, nagu ta vahest on juhtunud suurturniiril, et jõuab kaugele ja siis kuskil tuleb stopp peale, siis praegu on nagu selline moment, kus ta võib-olla suudab üle, ainuke asi teha, et Sinneri teerull, aga ülejäänud teisi ta... No ma ütlen, asi läheb sellest hetkest huvitavaks, ma loomulikult ei taha ära sõnada, kui mingil põhjusel peaks mingi haigus Sinnerit tabama, siis on näha nende meeste tõelist ütleme psühholoogilist jõudu või mida iganes. Seks, et praegust, nii palju kui ma olen intervjuusid kuulanud, kõik aktsepteerivad seda, et Sinner on peajagu parem. Ja üks halb asi veel, mis räägib Zverevi kahjuks, on see, et minu arust kõige raskem tabel. Artur Fis, Rafael Hodar. Ma ennustaks, et isegi võib-olla Hodar on see mees, kes seal üldse poolfinaali jõuab. Sest kõige raskem tabel poolfinaali. Hodari miinus ainukene, et tal ei ole 5 seti mängu kogemust. Täpselt, noor, jah, noored, et kogemust ei ole. Aga Oi, see tabeli on ekstreemselt raske tabel on Zverev. Kõik noored tõusvad on seal. Hedžka on veel seal. Ma veel kord ütlen, et sinu küünal ei jäita. Vaatame, ma olen valmis uue torti tooma, kui ta peaks võitma. Aga see lihtne, see olemus, see tort oli nii maitsev, et sa pead pingutama. Sa pead ütlema, tee reklaami ka, kus said. Ma toon sulle ise nüüd juba 5-kilose tordi ja kasti šampus, kui Djokovic peaks võitma. Ma ütlen ausalt, et ma nagu müts maha, mida kauem mängib seda ägedam. Et väga tore, et osaleb ja kui ta vähegi jaksab ja suudab, siis see annab ainult juurde. Absoluutselt nõus. Igal juhul ükskõik, kus ta... Aga ütleme, et näiteks vaatasin eilseid treeninguid. Ei olnud tribüüni nii väga täis. Erinevalt siis Sinnerist või kõigest, kui ei pääse ligi. Kus trenni nägid juba? Näitas mingid kanalid, Roland Garros mingit trenni. No, vahva. Ja oota, kellega ta seal tegi. Aga see annab ainult juurde annab, loomulikult see on nii aga ma veel kord ütlen, ta on skalp, keda iga jumala noor tahab võtta. Absoluutselt, jah. Ja midagi pole teha. Ma valu südames vaatasin Nadali viimaseid mänge, see Zvereviga, mis seal oli Roland Garros esimene ring. Sa näed, kuidas natukene, gramm siit, gramm sealt on aeglasemaks. Jah, ja see on see, mis oleks võinud nagu olemat olla. Aga sa ei saa midagi teha, nüüd juba võib öelda 39. No see on tough. Loomulikult on tal sisu küll ja küll ära koristada neid maailma 70, 80, 90, aga kui tuleb seal keegi noor, see samane Hodar või ükskõik. Djokovicile on muidugi antud palju rohkem tervist, Djokovic on palju paremas füüsilises vormis, kui Nadalil oli ikka raske. Jah, aga sa näed natuke kiiruse langust. Seda küll. Ja sellel tasemel... Polegi vaja rohkem. Millimikro ja ongi kõik. Aga tahame meeste kohta veel midagi ennustada või kedagi esile tuua? No itaallased on kindlasti huvitavad. Flavio Cobolli ja Luciano Tarderi, kes on siin imelisi mänge mänginud viimasel ajal, et väga võimalik, et miks mitte Cobolli ei võiks teha eluturniiri, jõuda isegi poolfinaali sinna Sinneri vastu. Et seda on huvitav vaadata praegu. Ja ma hakkasin huvi pärast vaatan, päris huvitav. Top 100, kõik need itaallased on 24 aastat, kõik on ühevanused täpselt. See on lihtsalt uskuma. Minu arvates oli, ma ilmselt saalid stuudios on ju kindlasti kuulasid, aga minu arvates oli Ruudi kõne peale Rooma finaali üks kihvtimaid. Võttis kokku Itaalia jalgpalli võttis kokku. Itaalia jalgpalli seisu võttis kokku. Ta ütles seda, et erinevalt jalgpallist, kus me võidame Itaaliat täiesti kindlalt, siis tennises kahjuks me kaotame. Ja õnnitles siis Itaalia tenniseliitu ja kõik, et tegelikult me räägimegi täna 7-10 supermängijast, et see, mida iganes seal tehtud on, pole tähtis, peale Sinneri on veel
ei no maailma 16 parem hulgas on 4 itaallast, noh, mis sa veel tahad? Jah, ei peagi. Ja kõigi vanus on selline, et homme lõpetama just ei hakka. Ütleme, et Itaalia Davis Cupi pääseda, no mis siin rääkida, eelmine aasta Berrettini oli pingil, eks. No, ta mitte pingil, vaid pingi taga. Ei pääsenud pingil. Tarderi ei ole veel pääsenud, maailma 16 mees ei pääsenud Davis Cupile. See on nagu üldse huvitav, kui sa vaatad nagu riikide kaupa, et kuidas käib see nagu lainetena, et kuidas vahepeal itaallased olid täiesti ju, polnud nagu kuuldagi, neid oli mingi periood ja siis oli kunagi oli see rootslaste, need päris ammused ajad. See, kus juures mu tennisajaloo huviline poeg tuli jutuks, vaatasime eelmine nädal mingit mängu, ma ei mäleta, mis mängu. Ja tuli jutuks ja ma ütlesin, et oli aeg, kus Rootsil oli maailma 10-4. Ja siis hakkasime teineteise teadmisi kontrollima nimede ja asjade ja nii edasi. Mul tuleb selle jutu peal kohe meelde, kui vahepeal oli Toomas Öksted, Katriin Saare treener, siis ma Toomasega suhtlesin päris palju ja siis Toomas, Tanju Šarapova ja kellega seal kõigi Naali või selle hiinlannaga ja kõigiga treener olnud ja siis ta just ütles ka, et ta oli vist ka kuskil sealt 2., 3., 10 vahel kuskil ja ta ütles, et Davis Cupi kapten temaga kunagi ühendust ei võtnud. Kas meil ei olnud Öksted isegi saates? Oli kunagi saates ka, ta ütles, et tema nagu Davis Cupi ei puutunud absoluutselt. Tema telefoninumber puudus Rootsis tol ajal. No jah, oli Rootsi tennises täna minu arvates siin mingitel aastatel meie edetabeli koht oli isegi parem kui Rootsi mees. Ta leiate mõne rootslased? No praegu võiks mängida. Eks see ümmer on seal. Praegu me küll ei tahaks Davis Cupis Rootsile kaotada. Või siis oli sakslased olid vahepeal on ju väga ma räägin Sverev on, aga igatahes ja kodus ma ei usu, et me Rootsile kaotame. No palun väga. Muidugi, võtta praegu Rootsi 1., 2, me oleme paremas seisus, kahtlemata. Jah. Süüke veksel. Aga naistest ka paar sõna ikkagi, et siin üks valgevenelane rullib üle Eesti tagant. Mida ta rullib? Minu arust üks ukrainlanna rullib hoopis üle. Sul on valed andmed. Kaua sa haiglas olid? Kus see Sabalenka siin eksisid ikka, jah? Midagi ta ei rulli. Ja, Roomas kaotas teis ringis. Roomas võitis hoopis tal on ju kaks kaotust ka veel sellist, et mis ma ka liiva peale ei usu. 35-aastasele. Täpselt sel perioodil, kui ma haiglas olin, ta rullis Miamis ja Indian Wellsis. Sul jäid tast ilusad mälestused. Ja sa rullisid haiglas. Aga seekord on meil isegi naistest võib-olla natuke rohkem rääkida kui meestest. See on palju selles mõttes intrigeerivam, kui me räägime nagu pakkumisest või kes võiksid võita ja selles mõttes naiste on lahti. Ma isegi arvan, et see peab olema geenius, kes praegust pakub seda. Ütleme jah, mingit moodi Kauf võib olla. Kauf on poolfinaalis Sabalenkaga. Jaa, aga Sabalenka ei pruugi sinna jõuda üldse. No ja jälle ei tasu ära unustada ju tegelikult või ei ole kõige parem hoos, aga Sviantek on ikkagi see, kes tiiva peal on kõige paremat tennist. Mina paneksin temale muideks. Kui me oma jutuga nüüd lõpuni jõuame, siis mu võitja ennustus oligi Sviantek. Minul ka. Et aeg on jälle tegusid teha, et lõpuks on ta noor mängija, eelmine aasta üllatas ta Wimbledoniga, samas oma lemmikatel midagi erilist ei olnud. Aga Prantsusmaa lahtistel ta juba näitas hambaid. Kergelt, et ehk tuleb uus tõus ja millegipärast minul on ka tema. Ja ennem kui tabel tuli, siis ma üldse nagu arvasin, et kuskil seal poolfinaalis, veerandfinaalis figureerivad ukrainlased ja poolakad. Aga nüüd nad läksid kõik omavahel kokku. Nad on ju Kostjuk ja kõik on seal Svitolina ühel poolel, jah. Ma väga lootsin, et keegi neist seal Sabalenka vastu kuskil läheb, aga ei lähe ja vahet ei ole. Jah. Svitolina puhul on üks selline huvitav, minu meelest on tal kuidagi ka vahest ta võitleb võitluslikkuses tõesti ka müts maha ja kõik ja kuidagi ta kui jõuab kaugele, ta vahest nagu mingis selle jõuab näiteks kuskil kaugele ja siis ta millegi pärast laguneb nagu kuidagi ära ta see mäng. On mitu korda niimoodi on hästi pikk. Jaa, et see on tema puhul, et muidu kui sa vaatad, siis kui ta tuli ükskord selle aasta lõpu turniiri võiteks, no millist imelist mängu. Ega nüüd ta Roomaski, kusagile ta ei lagunenud ja aga Slammil just, jah. No Slammis on vaja üks mäng rohkem mängida kui aga mul oleks hea meel, kui näiteks ta kui Kuulge, aga kui me rääkisime siin, kui äge koondis on Davis Cupil Itaalial, siis
Billie Jean King Cup Ameerika, võtame Kauf 4, Pegula 5, Anissimova 6, siis tuleb ju ülihuvitav Jovic, 17-aastane, on ju 17. ja Kiis on ka veel top 20. Et ameeriklannad on ka väga huvitavad. Isiklikult mulle see Jovic üliäge mängija ja nii noor alles, et ja seal on muidugi veel tulemas ju see Mboko, päris huvitav, väga huvitavat tennist mängib, et kas siin naistest selles mõttes Alo ütles õiesti, et naistel on nii huvitav, et ja eriti just liivaväljakul, kus juhtub asju. Mina paneksin selle ringi vähemalt 10-12 mängijat. Jah, täpselt, ma ütleks samamoodi, et siin on nii palju väike eelis võib-olla Kaufile ja ma ise loodan ikkagi Sviatekit, aga Kauf on nii tough liival, eriti pikalt turniil, ta on nii tough, jookseb, võitleb asjad, ta on nii tough lihtsalt. Ta on täpselt jälle see sama asi tuleb nende Grand Slamidel tuleb ikkagi see kogemus ja need maratonlahingud ikkagi kogenud mängijatel. Paraku nendel noortel võivad mingi periood mängida väga head tennist seal ja siis üks hetk ikkagi lõpp läheb sinna, kus ta läheb. Need kaks nime, kes nimetasite, Sviatek ja Kauf, mõlemad jäid Svitolinale Roomas alla. 3 setis. Väga äge, Svitolin on äge. Alates veerandfinaalist kõik 3-setilised mängud, Rõbakina, Svatek ja Kauf. Aga kus see tuleb? Ja Svitolinal super turniir, ühtegi sõna ei ütle. Aga ma võin öelda, kus see tuleb. See tuleb sellest, et ta teeb trenni Gael Monfissiga. Tegelikult sealt tulebki. Monfiss ülipalju treenib Svitolinaga ja Svitolin on hakanud üha paremini mängima. Reaalselt. Väga palju treenivad koos. Ilmselt sinna kõike tegureid, ütleme ikkagi peale Compacti see emaduspere, kõik asjad tennise sees 100%, Keeli puhul kas saab unistada paremast abikaasast, et mängida tipptennist. Ma ütleme nii, et maailma kõige kuulsam tennisepaar praegu võib öelda. Ja kindlasti. Naistest veel tahate mis te tosin mängijad või? Mirra Andreevast me ei rääkinud veel, Mirra kindlasti ka huvitav. Jah, võib jälle üllatada, ütleme selles suhtes, et teda on oodatud ju kaua sinna tippseltskonda, aga kuidagi midagi nagu kuskilt puudub, aga äkki Conchita mõtleb midagi välja, tont teda teab. Ja pluss ridamisi 17-18 aastaseid tüdrukuid, kes võivad roomata sinna 16 hulka, mida iganes. Et võivad seal, ütleme, tee peal mõne sellise, kelle sa, ütleme, nimest kõik ei nimetanud 10-12, kellegi võivad nii-öelda sealt välja lükata. Et tegelikult mul oli vestus eile ka, et koefitsiendi järgi, ma ei tea, kas Rõbakina on 3. või 4, aga see kate ikkagi, ilmselt talle kõige mitte mugavam, aga jällegi nagu meestel... Ka selline ohtlik mängija ikkagi igate pidi. Ma ei leidnud esimesest ringist mänge, mida vaadata esimestel päevadel, välja arvatud endale ma panin siia, mis ilmselt tuleb kihvt mäng, Krajtšikova Baptist. Baptist ka siin kevadel normaalselt mänginud, aga jällegi, kvalist võib tulla nimesid, keda ma pole isegi kuulnud ja täna on see naiste tennise seis ikka väga segane, väga segane. Ja 10 aastat räägime. Nõus, aga vahepeal nagu Sabalenka tegi ikkagi vaatamata sellele, et ei võitnud väga palju Grand Slam, ülejäänud aja ta ikkagi valitses ja me minu arvates suht ühiselt kogu aeg pakkusime teda soosikuks. Aga täna see nii ei ole ja see on hea tegelikult. Ja meie muidugi... Selles mõttes, et põnevus peab olema. Ja meie muidugi ootame Elisaveta Anikina, tema kuulab ka meie saadet. Et jälle, J200 turniiri poolfinaal, teisele paigutusele maailma 80 teisele tegi 2 ja 5. Äge. Jah, nüüd loodame, et Liisa läheb nendele suurtele tugevamatele turniiridele, siis me hakkame ta sisu nägema reaalselt, kui tippudega hakkab kohtuma ja see kindlasti juhtub ja ma usun, et järgmine aasta Grand Slamidel me arutame ka Liisa mängu. Jah, ta on ju alles ju... Ja Liisa harjutab meie klubis ja ma vahest olen ka jälginud neid treeninguid. Kuhu klubisse sa kuulud? Kalevi tenniseklubi. Kas teil on siseväljakud või? Ei, ma räägin praegu välishoaega on alanud. Et seal on nagu see, ja ma näen, et need treeningprotsessid, nii nagu nad peavadki käima muidugi, et väga huvitavad kõik need mängusituatsioon, et mis situatsioonis lüüa stoppi sinna võrgu taha ja kõik mängivad nagu selle sparriga, põhiliselt ka Kristjan Andersoniga näiteks hästi palju ja siis on need situatsioonid jube kihvt on ja siis sa vaatad, tegelikult
tasub vahest inimestel, kui nad satuvad kuskile staadionitele, ma ei ütle, et ainult Liisa, võib-olla veel teised mängijad, ka Jürgen Zopp seal, ütleme noortega, kuidas tegelikult tehakse neid trenne, kuidas neid mingeid mänguolukordi läbi mängitakse. See on hästi äge, et näed täpselt, et pallivahetus ja nüüd see 4. löök lased sinna võrgu taha see lühiks. No trennis vaatad vahetevahel, et et järjest, ütleme, 4-5 korda õnnestub, et jule filigraan, aga selgelt mänguolukordades, kus on närv, võib-olla pinge on suurem, on need olukorrad, aga kõik mängitakse läbi tegelikult. Et ei kujuta ette, kui palju tööd tehakse. Eks mängulised omadused Liisal on fantastilised. Lõppude lõpuks laias laastus, et päris tippu jõuda, võib asi jääda ainult ühe asja taha, power. Ütleme, et see mängu power iseenesest. Mängu võimsus. Talvel vaatasin Orange Bowli neid maailma 10 türukuid, asjad nii edasi, seal simplisti ei andestata ühtegi palli üheskist väljaku osast. Et aga Eesti meistrivõistlused. Aga seda ei saa ennem teada, kui näeme reaalkontakti Liisal maailma parimatega, siis sa näed. Ja Kaial juhtus see väga-väga kiiresti. Muuseas, hea küsimus. Head see Kaia mängu tõi. Minult tänavalt tihti tullakse juurde ja küsitakse, mis Kaiast on saanud? Mis teeb? Kes teab? Mina tean, et ta mängib padelit päris palju. Seda ma täna praegu Eesti meistrivõistlused käivad praegu, peaks olema, sest ma nägin just Karl Kiur Saart, nad läksid Mark Lajaliga sinna ka vaatama seda mängu. Robin Valtingut või? Jah, Robin Valtingut. Ei, ikka Anetti. ja ta mängib hästi palju padelit, seda ma tean. Rohkem ja mängib, ma vastan täpselt samamoodi, kui mult küsitakse. Äkki on finaalis Kontaveit Kanepi? No Kanepi Kontaveit juba võitis ära eelmine aasta ju. Tuli Eesti meistriks padelis, miks mitte? Ja, ei tea, ma ei oska selle spordiala kohta kommenteerida. Tahtsin küsida veel seda, et Kira Boškov on ka võitnud siin värskelt koduse noorteturniiri J30. Kas ta vahepeal ei mänginud ITF-i? Oli tal mingi? Kira oli pool aastat ei mänginud üldse. Miks? Tal oli vigastus ja ta rahulikult ravis ennast sellest välja. Tegelikult ta hakkas ju trenni tegema alles mingi 1,5 kuud tagasi või umbes nii. Jah, põnev on nüüd näha tema tagatulekut. See Tallinna turniiri järgi väga ei saa võtta, sellepärast et Maria Lapimaaga oli finaal ja 3 setis, et jällegi samad sõnad, mis ma ütlen Liisa puhul, tahaks näha, mis juhtub, kui Kiira mängib natukene kõrgemal tasemel. Täna see turniir ei olnud tema jaoks, ma nägin päris mitut mängu ja Kiira on lihtsalt nii tark tennisist, et ta igast raskest olukorrast leiab mingisuguse lahenduse, seal teine ring või oli mingi Šveitsi mängijaga, 4-4 kõva see, aga vastased teatud hetkel lagunevad. Või Kiira sunnib neid lagunema. Et igal juhul põnev. Loomulikult Kiiral on raske tagasi tulla peale nii suurt pausi, aga ootame huviga. Mul siin paari nädala pärast ITF 60 turniir tulekul vaatasin, Kiira on üles antud vähemalt, ma oleks väga õnnelik, kui ta muu turniiril mängib. Oota, aga see tulebki just sel ajal, kui me oleme vahest selle Prantsusmaa lahtiste kokkuvõtteid teinud ja siis oled rääkinud ka sellest samast turniirist ju, mis praegu, millest reklaamisid. See tuleb hiljem natuke. Või siis Wimbledoni järel, jah. Jaanipäeva. Ja me oleme sealt saanud sinult ka selle turniiri kohta hästi ka põhjalikult. Eelmine aasta võitis Liisa ja selle turniiri ja minul ainult hea meel, kui need turniiri võidud Eestisse jäävad. Vaatan, et Jelena Malõgina ka on aprilli lõpus mänginud Gruusias Lopotas, kaotas kahjuks teises ringis ja siis on 2 mängu olnud esimesed ringid, 2 turniiri ja on viimase paari kuu jooksul 2 korda kohtunud sellise mängijaga nagu Mona Bartel. Ja, kes on kunagi minust isegi, kas ta üle Slammi turniiril isegi korra mängis Anetiga paari äkki või ma võin äkki ja, vist oli küll. Helsingis kaotas Monale veerandfinaalis ja Prantsusmaal Nantesis esimeses ringis. Aga me nägime ju täna ühte Eesti naistennisisti Maileen Nuudit. Terve. Kuidas temal läheb?
terve, tagasi, mängis korraliku turniiri, nüüd läheb Hispaaniasse mängima, ütles täna. Et mängib 2 turniiri järjest. Väga tore. Ma just mõtlen selles mõttes, et ju meie üliõpilased on ka tagasi, nägin Laura Rahner tegi taga trenni täna, et Eesti meistrivõistlused ehk tulevad huvitavad, et ma ütlen just Anikina on nüüd aasta vanem, millised variandid on nüüd siis vastu saada. Laura eelmine aasta võitis Elisavetat vist poolfinaalis. 3 setis vist 6-4 otsustavas. Põnevad mängud olid mõlemad, Gretega ja Lauraga mõlemad olid huvitavad mängud seal, et kuidas nüüd ta edasi läinud on ja muidugi, ma lõõgina, et Estikad tulevad huvitavad. Jah, laias laastus mina arvan, et see on Liisal viimane võimalus mängida Estikaid. Tohoh. No selles mõttes, et tal on rahvusvaheline tuur, rahvusvaheline tuur ja sa ei saa lihtsalt osaleda. Järgmine aasta mängid Wimbli noorte turniiri juba. Jah. Noorte turniir on ka kvali, on ju? Wimbledonis, jah. Jah, seal on... Ma isegi usun, et järgmine aasta... 64 põhi ja 32 kvali. No sa pead olema seal, ütleme, et me just täna vaatasime, Eke Tiidemaniga vaatasime, Prantsusmaa lahtistel oli 51 oli põhitabel ja 75 oli kvali umbes nagu cut-off. Et sa pead olema ikka päris kõrgel. Aga Elisabeth, ma usun, et ta on kindlasti võimeline saavutama. Kui isegi võib olla juba Ameerika lahtistel. Kui nüüd väga hästi läheb siin paar kuud. Lähi kuu-poolteist peab hästi mängima. Jah, kuu-poolteist on aega, et 6 nädalat varem läheb vist lukku see Grand Slam. Vahva. Ja Mailen vist viimati mängis mai alguses Rootsis Kalmaris ja kaotas teises ringis. Läbi kvalifikatsiooni pääses põhitabelisse ja teise ringi ja kaotas sellisele mängijale nagu Saara Dahlström 3 setis. Aga millal Estikad on? No nagu ikka juuli algus, ma võin nüüd mingi 4.5. algab, jah. Millal oli teine nädal ikka? Ja siis see reede, mis seal on, see esimene nädal juulis ja siis, mis see viimane kuupäev on, siis sellest järgmine reede vist, kas oli vist 10 äkki juuli on siis finaalid. On meil aimu ka, kes meestest tuleb? Ei tea, see on... Midagi ma siin kuulsin, et Ojakär pidi kindlasti mängima. No, hea küll. See on niisugune asi, et mida saab 2 nädalat võib-olla enne seda võib natuke see pilt selgem olla, aga praegusel ajal on veel liiga vara. Mölder ei tule. Muuseas, Mölder mängib praegu veerandfinaali Surgadas. Mölder mängib praegu, jah. Veerandis punkte juurde saanud. Tubli, ta pole ka tükk aega mänginud. Miks Mölder just nimelt, võib-olla just Mölder ja nagu sa ütlesid, Ojakär võib-olla, et tema osalt küsimus on meie kahest. Mölder võitis meie meeste GP. Mis Tamm teeb? Paris mängus. Mölder mängis meeste GP. Mängis kaasa, jah. Mis Kristjan Tamm teeb? Tartus. Kristjan Tamm on Tartus, kuulasin tagajoone jutu saadet Kristjan Tammega ja siis ta just rääkis, et ta on seal nii-öelda abitreenerina ametis ja ise treenib ka, nüüd pidi jälle terve olema, ikka tahab mängida. Ta pole see aasta mänginud? No igal juhul ütles, et igal juhul üritab jätkata. Et seda nii-öelda koti nurka viskamismõtted küll ei ole. Et, ta tuli mingi vigastus vahel. Seal on õnnetu, tal on neid vigastusi siin kogu aeg üks ajab teist taga, et väga raske on olnud Kristjanil, aga Estikatel ta on tubli olnud ju, Eesti meistrivõistlustel ta on alati ikkagi hea vormi ta on kuidagi suutnud Eesti meistrivõistlusel ka just niimoodi nagu psühholoogiline see pool on tal hästi hea olnud. Tema on seal nagu siuke vana tegija, vana kala, nagu need noored tulevad. Mitu meistritiitlit ka ikka. Ja mitu meistritiitlit, nagu Ivanov oli. Ivanov ei või comeback'i teha. Kusjuures ma kauplesin Ivanovi, ma ütlesin, et me kunagi 2 korda võitsime. 2 korda võitsime Eesti karikavõistlused. Toomas küsis täna, kas ma olin ässa ka. Ja siis ma kauplesin Ivanovi, et lähen mängime see aasta, siis Ivanov ütles, et mina enam ei mängi. Kuigi tegelikult... Teil oleks ainult üks küsimus, et te Ojasalu Toomi otsa ei satuks. Jah, seda küll. See on ainuke mängija, kellelt seda pole suutnud game'i võita veel. Nagu Medvedev ei saanud Berrettinilt. Ei, aga ma ütlen, et iseenesest selles mõttes on nagu Riho mõte, et no okei, Vova ei taha mängida, aga omal ajal seal paarkümmend aastat tagasi tulidki näiteks, olid siis nagu Jaak Simson ja nad olid juba seal 40-sed või tulid ka mängima või sinna ka juba selliseks heas, järsku tegid nii-öelda comeback'i just Estikatele. Oleks ju teha küll veel. Ei, just paaris mängus ja see lisas nagu alati sellises paaris mäng on, seal on varianti võib-olla rohkem. Hästi loogiline oleks, kui Vova oma õpilase... Jaa, see lisaks värvi, see oleks publikule, see mõjuks kindlasti sellise magnetina. Muidugi, rääkige pehmeks. Jah. Alati igasugune nimi annab turniirile värvi. Ei, see on äge, just nii tore oli näha, kui siin mõned aastad tagasi Andrei Luškin mängis kaasa. Mängis veel päris hästi. Ta pärast muidugi ütles mulle, et taastumine võttis ikka 2 nädalat aega. Et see on see õnnetu asu panusega, et pärast ei tule enam välja sellest, aga mängis väga korralikult. Tuli kvalist läbi, esimene võitis veel ja siis andis vist ikkagi lahingu. Ja andis lahingu, aga lihtsalt sai taastunu. Mingis häda, eks mängida. Aga kohe tuli rahvas vaatama. Ja äge, ikka, muidugi oli huvitav. No muidugi tulevad.
muidugi tulevad. Vanade teeneste eest kas või. Muidugi. Kas meil Frenchil naaberriikides ka on lootusi või? No praegu on leedukad on huvitavad. Kaubas mängib hästi. Ja Putvilas mängis ju fantastilise Kaubas turniiri. Kaotas täna. Kas te teate, et leedukas Putvilas tegi Lorenzo Sonegole 6-3, 6-1 just. Nüüd ATP turniiril tuli kvalist läbi ja siukse esimese ringi võidu sai, nii et tema on nüüd siis nagu nii-öelda Kaubas on Baltikumi esimene, siis on meie poisid ja siis on Putvilas. Putvilas on seal natuke üle 200, nii et tegelikult on huvitav. Leedukatel on ka 2 head poissi. Kuule, kas see Sonego kunagi aastat 6 või mis tagasi ühel turniiril, kas ei võitnud Djokot? Ja võitis küll. Võitis. Et ma lihtsalt on näite, et kellega ta ei ole võib-olla seal päris. Ja ei tohi unustada, et leedukad on hästi noored. Ja nad on 2004 sündinud mõlemad. Nüüd me saame saate lõpuks rääkida seda, et läbi mitme mängija sa oled Federeri võitnud, on ju? No see on see vanasti see oli kunagi Villem Lapimaa jutt, et ta on maailma esireketit võitnud Nastased. Minul on läbi ühe. Läbi ühe, jah. Niimoodi. Ma korduvalt Võsandit võitnud, Võsand võitis McEnroe, nii lihtne. No täitsa lõpp. Lihtne, jah. Aga siis Riho kutsub su välja, tuleb näidismatš, no teeme võib-olla paaris mängu, sa mängid Anžiga ja Riho, kes sul pidi partner olema? Ma ei sinuga mängida. Ja, see on hea pakkumine, me mängime Rihoga teie vastu. Me peame leidma lihtsalt klubi, mis 3 tunni kaupa väljakut rendib, et 5 minutit soojenduseks, 40 minutit mängu. Aga kas me räägime eelmise aasta seeniori turniirist? Kuulge, ma vahepeal ütlen, et võime ikkagi Jelena Ostapenkole ka kaasa elada, 29. asetus teises ringis Magda Linett. Ja Roland Garros võitja. Just. See, kui ta võitis, see on mul siiamaani kuidagi silme ees. Halepit ju võitis finaalist tookord, jah? No jah, sellist tulevärki, nagu tal tookord nendel turniiridel oli, seda vaatame, kus tal läinud on. Piiridele löömisega võita Grand Slam, mina olen elus 1 kord näinud seda. Aga ta kindlasti mingid ringikesed võidavad. Ta jõudis ju veerand finaali Roomas meil. Ei, no ta on selline ohtlik, tema on ka selline ohtlik mängija. Paigutatud mängija 29. tabelis tegelikult täiesti arvestatav, absoluutselt kõike võib juhtuda. Kas võidukandidaat ilmselt mitte, aga Dohas veebruaris oli poolfinaalis. Ja. Ta on jätkuvalt. Helena ka siukene, ütleme nagu üles-alla, et kui ta nagu suudab suu kinni hoida, keskendub natuke nagu Danil Medvedev veidikene sarnane. Et üli andekas ja kui on kõik hästi, siis võib mängida, kui sul emaga vaidlema hakkab, siis läheb see asi käest. Tuleb see Pegasus peale või tuleb? Ja siis on tuksis, jah, et tal on nagu, tegelikult on väga äge mängija, Et jah, aga ei ole nii stabiilne võib-olla kogu aeg. Ja üks lätlane on veel see tabelis ka või? Ma arvan, et üks lätlane sai dopingu keelu nüüd, kes käis siin meil mängimas, mäletate? Osolins. Mis ainet tegi? Eesti-Läti matši mängis. Nüüd kiilus kinni. Mingi 100 edetabeli kohaga lätlane. Osolins sai maikuus dopingu keelu, jah. Ma tean, keda sa mõtled, mul ei tule meelde. Seministe. Ja nimi. Mind alati huvitab, mis aine ja aine oli Klostebol Osolinsil. Nojah. No seda peab Pordi poole pöörduma, mina. Port muuses on täitevkomitee kandidaat. EOK-st, täna tulid nimekirjad välja. Okay. Te suhtlete tihti vist oma vahel, Gunnar, jah? No viimasel päeval tuli nüüd jälle suheld, sest meil ma saan aru, ilmusid ühed dokumendid jälle välja. Kas me siis saate lõpuks teeme mingi kihlveo ka või jääb? Teeme siis mingi väikse või? Meil ei ole pakkumiste ja erilisust ei ole. Aga ennustaks vähemalt, kes finaali jõuab. Naistes siiski on. No ennustame siis see... Kes finaali jõuab Sinneri vastu? Selle võib ennustada. No paneme. No Ruud. Mina ütlen ka Ruud. No ei ole originaalne. Ma tahaksin, et Ruud jõuaks sinna. Ma ei oska. No paku Jodar näiteks. Hodar. Ei, nii kaugele. No Zverev on seal. Hodar, Zverev. Mul lihtsalt ole... Djokovic. Djokovic ei saa kahjuks. No teeme okei. Ma mitte selle... Mina panen Zverevi siis. Lihtsalt, see on lihtsalt sellepärast, et me ei ole kõik ühte... Tegelikult reaalselt me mõtleme ühte moodi. Jah, kui suures huvitav, et kõik, kes nüüd viimasel vaatavad, ikkagi Ruud mängib kõige paremat liiva. No ma olen lihtsalt intriigi mõttes, et selles mõttes. Intrigant. Mis sa Alo ütled siis? Ta ütles ju. Ei, ma ütlesin Ruud. Aga Gunnar, sinu variant? Sul on teada. On teada, jah. No, ütle kõva häälega. Ma vaatan naiste tabelit. Ütle välja. Kõva häälega. Ma tahan tuua tordi. Siis ma pakun Djokovic. Sinner Djokovic finaali või? Aga keda sa võitma pakud? Võitma nendest 2 või? Sinner tuleb viirusega väljakule.
ja Djokovic võidab. Ossa. Djokovic katkise kõhulihasega võidab. 25. Grand Slami. Pean ütlema, et ennustame, mitu meditsiinilist võtab Djokovic sel turniiril. No üle 20, see kaugele jõuab muidugi. Vot see on nüüd kõige hullem, et kui nüüd jälle võrrelda seda Austraalia lahtist, kus tal oli õnne, et ta pidanud 2 mängu mängima, aga French on kõige raskem füüsiline katsumus üldse tennises ja no seda vanemal mängijal on see eriti Nadali puhul, kellele see kate sobis, ta oli ikka väga hädas. Seal piisab ühest mängust, mängi 5 parem üks mäng ära. Ja see mäng juhtub tal esimeses ringis. Ongi täpselt, noh. Macbethi servi murda ekstreemselt raske ja see mäng on igal juhul pikk. Ja kas võidad selle ära, aga edasi, juba edasi on keeruline. Aga ennustame naiste võitjad ka. Siin läheb juba loteria Allegriks. Aga kuna mina pakkusin meestest esimesena, siis ma nüüd pakun viimasena. Mina hoian pöialt Svitolinile. Okay. Mina hoian ka väga pöialt Svitolinile. Ja pakun ta võitjaks ka. Ei ole, see on palju parem pakkumine kui Djokovic. Palju parem. Näite kätega, kui palju? Mu käed ei ulatu sinna sadamani, pigem üle lahe sinna Soome poolele. Mina pakun finaali Kauf Swiatek ja kuidagi mulle ja Swiatek võidab. Riho on veel ütlemata ja Alo ka. Mina teen siis hoopis sellise pakkumise, et pakun Rõbakinat. Kelle vastu? Finaali või? Kelle vastu või? Ma see tabeli poolega. Jah, ma praegu tabeli poolega. Rõbakil on kodulinnas ka troonid lendavad juba. Kasahstanis või? Ta on ju Moskval on. Või Moskval, no ta esindab lihtsalt ju. Elab ju Moskval. No seda küll ja ma lihtsalt imestasin. Samamoodi on ju Aleksandr Publik ka ju sama. Aga no ei tea, ma tegelikult ise väga hoian põialt, ma hoian väga Anissimovale põialt, ma hoian väga muidugi Muhhovale alati põialt, ega no jaa. Ei, no need on mõlemad, me oleme kõik siin ühiselt siin ennustamist peab ikka selle järgi rohkem, mis ja ütleme lihtne oleks öelda Swiatek ja miks ta nii väga lihtne viimast paari aastat vaadates. Ei, ta ei ole nii lihtne. See on ka ikka riski pakkumine ikka. Nii, Riho, ütle nüüd. Praegu on kõik riski. Ma pakun siis Rõbakina. Ei, no finaal, kes? Finaal. Kelle vastu? Kes seal tabeli poolel on? No kuni Riho mõtleb, siis mina ütlen Swiatek Kauf ja Kauf võitjaks. Väga hea, meil ongi siis mõnus intriig sinuga. Et finalistid on samad, aga erinevad võitjad. Nii on väga hea. Kas keegi veel ennustamata või? Jaa, Riho. Ma pakun siis niimoodi, et kuna nad on erineval tabeli poolel, siis ma pakun, et jõuab ikkagi finaali Sabalenka ja Rõbakina. Võitjat ennustasime? Rõbakina. Okay. Mina ütlen Rõbakina. Aga tänud, vahva saade oli, maitsev saade ja siis kohtume siin peale turniiri esmaspäeval, mis kuupäev siis on? Kellegi sünnipäev, kes tordi toob? Vaatame, kohtume siis 8. Ei, meil oli seal muu teema, see tordi on ju seal. On 7. finaal või? Pühapäev? Jah. Naiste finaal laupäev? Jah. Ja siis püüame 8. või 9. kokku saada, sest 8. ma panin ühe teise saate juba. Aga äkki õnnestub 2 saadet korraga teha. Sa mõtled mingil muu spordiala? Ega see padel ei ole? Ei. Jalgpall, MM? Ei, üks teine. Mingi intrigeerivam asi? Intrigeerivam asi. Ei saa avaldada. See hakkab ka, see ümmargune asi hakkab ju varsti. Ja kindlasti vaata Curaçao mängu. Jaa, seal on palju põnevaid mänge, eriti öösiti kell 4. Soovitan kõigil üles tõusta. Aga tänud kuulamast ja kuulmiseni. Aitäh!